Minu nimi on Ermo Jürma. Ma olen 46 aastat teeninud 4 koguduses ja 30 aastat õpetanud kõrgemas usuteaduslikus seminaris Vanatestamendi aineid. Täna on minu osaks rääkida Danieli raamatu viimastest peatükkidest teemal lõpuajad ja üle aegade elu. Sealsete sündmuste ajal oli Daniel juba üle 80. Mina olen veidi noorem. Danieli raamatu peatükid 9-12 viivad meid kõigepealt 2500 aastat tagasi minevikku. Mul puudub küll aeg kõiki neid pikka 4 peatükki siin ette lugeda ja me käsitleme lühidalt vaid üksikuid salme. Me loeme, kuidas kaldealaste kuninga Dariuse esimesel aastal, see on siis 538 enne Kristust, sai kuningriik temale ja Daniel oli seal vangipõlves. Ja me märkame, et prohvet luges seal pühakirja. Ja ta luges nimelt ja pani tähele, et Jeremiia raamatus on öeldud peatükk 29 salm 10, et Jeruusalemm on varemeis 70 aastat. See on juudi rahva mällu sööbinud väga suur alanduse aeg. Ja see pani prohveti tunnistama oma rahva ja iseenda patte ning paluma Jumala päästet. Samas loeme prohvet Esekieli raamatust. Nimelt seda, peatükk 14 salm 14, et kui Iisraeli keskel oleksid ka need 3 meest, Noa, Daniel ja Hiob, siis päästaksid nad oma õiguse tõttu ainult oma enese hinged, ütleb issand Jumal. Aga ometi prohvet palvetas kogu rahva eest, paastus ja otsis päästet. Palvetamise ajal ilmus talle ingel Gabriel ja ta sai sõnumi 70 aasta nädalast, peatükk 9 salm 24. 70 aasta nädalat on seatud su rahvale ja su pühale linnale üleastumise lõpetamiseks, patule piiri panemiseks ja süüteo lepitamiseks, igavese õiguse toomiseks, nägemuse ja prohveti kinnitamiseks ja kõige pühama võidmiseks. Ehk märkasime, et ingel räägib palju suuremates dimensioonides. Danieli köitsid 70 aastat, aga ingel räägib meile 70 aasta nädalast. Heebra keel täishäälikuid ei kirjuta ja tegelikult on nii 70 aasta kui 70 aasta nädala konsonandid ühesugused. Shivim shana ja shavuim shivim. Aasta nädala kohta ütleb meile 3. Moosese raamat. Loe enesele 7 aasta nädalat, 7 korda 7 aastat. Nõnda saab sulle 7 aasta nädala aega 49 aastat. Ja selle järel tuli siis juubeliaasta. Aga siin ingli poolt räägitud 70 aasta nädalat ei tunne selle järel järgnevat juubeliaastat. See tähendab, see 409 aastat siin Danieli raamatus ei ole veel nii-öelda jumalariik, vaid päris normaalse ajaloo kulg. Kristliku koguduse algusaegadest on Danieli 9. peatükki valdavalt mõistetud kui Jeesuse ilmumist, ettekuulutust. Ja seal keskses kohas on arusaam, et 69 aasta nädalat, siis ilmub Kristus ja 70 aasta nädala viimased 3,5 aastat on antikristus ajaks. Ajaloos on paraku selle tõlgendamise juures väga palju hargnevaid arusaamu. Ja autorid on enamasti uskunud, et just nende eluajal on see lõpuaeg kätte jõudnud. Ja nii on kuulutatud antikristuseks väga paljusid isikuid ajaloos. Küll Napoleoni tema sõdade ajal, küll ka paavsti, küll Peeter esimest ja teisi. Nii et arusaamu on palju.
Nüüd vaatame peatükke 10-12. Need on üks suur tervik ja sellel on seosed raamatu eelnevate alguspeatükkidega. Selles on prohvet Danieli 4. nägemus. Seda katkestavad vestlused taevaste olenditega ja Danieli elamuste kirjeldused. See ilmutus saabus aastal 536 enne Kristust. Vaatame lähemalt. 10. peatüki 1. salm ütleb: Pärsia kuninga Koorese 3. aastal ilmutati Danielile, kellel oli pandud nimeks Beltsassar, üks sõnum. Ja see sõnum on tõsi ning tähendab suurt vaeva. Ta pani sõnumit tähele ja õppis nägemust mõistma. See sissejuhatav salm rõhutab, et oluline on sõnumi mõistmine, mitte niivõrd prohveti elamused ega jumalike olenditega kohtumise imed. Ja ingel tuli ja ütles Danielile seda, et ära karda. Daniel on eelnevalt paastunud 3 nädalat ja on väga nõrk. Aga taevane saadik äratab ta ja ütleb, et sinu sõnumit võeti kohe kuulda. Aga ma ei saanud kohe tulla. Ma pidin võitlema vaenulike rahvaste inglitega. See ütleb meile ka seda. Jumal kuuleb palveid, aga vastab omal ajal. Ilma palveta poleks ingel tulnud oma sõnumiga. Ja kui me palvetame, on meie elu teistsugune. Ingel ütles ka, et su sõnu võeti kuulda. Jumal ootab ka, et meie palved oleks selgelt sõnastatud. Ega kõik, mida me teeme, ei ole veel palve, aga selged sõnumid, neid oodatakse. Kuid inglist märkame ka, et kui keegi hakkab palvetama, ärkavad ka vaenulikud jõud. Me ei ole ei kellegi maal, vaid kas Jumala või vastaspoolele. Ja ingel avaldab Danielile oma tuleku põhjuse: tulin sulle õpetama seda, mis sinu rahvale juhtub viimsel päevil. Siin peaksin ma ühe vabanduse esitama Eesti Piibliseltsi nimel, kus ka mina kaasa töötasin. Nimelt meie viimases väljaandes on see väike sõna sinu välja jäänud kogemata. Eesti esimeses piiblis 1739 on see olemas. Mõte on selles, et ingel tuli tooma sõnumeid Jumala rahva, sinu rahva kohta, mitte veel kogu maailma kohta. Ja nüüd peatükk 11, kus see ingli sõnum on lähemalt. Ta kirjeldab meile tulevasi aegu, millest Jumala rahval tuleb läbi minna. Ja siin on väga dramaatilistes piltides kogu vana Lähis-Ida rahvaste sõdade rikas ajalugu. Pärsia aeg, Aleksander Suure aeg ja tema 4 järelriiki ning väga üksikasjalikult juutide suurim vaenlane Antiochus Epiphanes, kes rüvetas ka Jeruusalemma templi, pannes sinna hävituse koletise. Sellele tunnustähele juhib erilist tähelepanu ka Jeesus Kristus oma lõpuaja kõnedes Mattuse 24. Ja ta ütleb, et pange tähele neid aegu, kui pühadust hakatakse rüvetama. Nii et Jeesus viitab veel, et on tulemas veel üks antikristus. Ja see on pannud palju piibli uurijaid ja lugejaid mõtlema, kes on see antikristus. Kuid siin peaksime vaatama veel kord Uude Testamenti, kus meile öeldakse lähemalt, et lõpuajal on palju antikristuseid. Näiteks 1. Johannese 2.18 ja veel mitmes kohas, kus on öeldud: lapsed, käes on viimne aeg. Nagu te olete kuulnud, et antikristus tuleb, nii ongi nüüd tulnud palju antikristusi. Sellest me tunneme ära, et on viimne aeg. Seega paneksin ka endale ja igale inimesele südamele, et
kui me otsime ainult seda üht antikristust, võivad teised, paljud, meid juba viia kõrvale. Olgem valvsad. Nii me näeme, et inglikuulutus ulatub suurest viletsusest kuni uue eluni uus loodus. Ja nüüd raamatu viimane peatükk 12. Seal avatakse Danielile Jumala teede eesmärgile jõudmist. Salm 1. Ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani. Aga sel ajal päästetakse su rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Me märkame ja mujal ka, Piibel ei räägi kõigi asjade paremaks minekust, kuid kõik, kes on kirjutatud raamatusse, päästetakse. Ka öeldakse, et olgu aeg kui vilets, aga Kristuse kogudus ei murdu selle all, vaid päästetakse. Aga öeldakse ka seda, et kogudust ei võeta veel enne viletsusaja algust ära, vaid päästetakse sel ajal. Nüüd teine salm. Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad, ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. See on Vanatestamendi üks kõige selgemaid ettekuulutusi surnute ülestõusmisest. Aga öeldi ka, et kõik ei ärka elule. Piiblis ei ole mingit vihjet universalismile, et viimaks päästetakse kõik. Olukord on teine. Salm 3. Siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otse kui tähed ikka ja igavesti. Peaks mainima, et mitmed piiblitõlked mõistlike kohal kasutavad sõna õpetajad ja see on algkeelest ka väga mõistetav. Ja õpetajate tähtsust on ka Jeesus väga rõhutanud, ka suures missiooni käsus, et meil tuleb õpetada jüngreid pidama kõike, mida issand on õpetanud. Kui nüüd õpetajate kõrval räägitakse veel ühest teisest rühmast, suurest rühmast, need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otse kui tähed ikka igavesti. See ütleb, et veel väga paljudel on oma ülesanne ka siin viimases ajas. Otse kui taevatähed särada ja toetada paljusid õiguse teel. Olla mentoriteks. Aga nüüd lõpumärkus, salm 4. Aga sina, Daniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks. Nii et Daniel pidi selle sõnumi sulgema. Kui me need 4 peatükke loeme, siis paljudele asjadele on vihjatud. Paljust on väga kokkuvõtlikult räägitud, aga paljud, mis meid huvitaks, ei ole ka öeldud. Aga on vapustav, kuidas need sõnumid, nii palju detaile on ajaloos järjest täitunud. See kinnitab, Jumal jõuab oma eesmärgile. Ja nüüd raamatu epiloog. Salmid 5-13. Umbes 82-aastane Daniel seisab suure Tigrise jõe ääres palvepaigas ja näeb 2 inglit. Teine neist küsib esimeselt, kui kaua tuleb oodata nende imede lõppu. See ei ole millal küsimus, vaid kui kaua küsimus. Millal on informatsiooni küsimus? Meie huvid. Aga kui kaua, see on küsimus, mis tuleb isiklikult puudutava olukorra keskelt. Ja ingel küsis, kui kaua kestavad Jumala rahva kannatused. Taevane vastus tuleb eriliselt pidulikus vormis.
oma paremat kätt ja vasakut kätt taeva poole tõstes vandus selle juures, kes igavesti elab, tõesti aeg, ajad ja pool aega. Ja kui püha rahva jõuhävitus on lõpule jõudnud, siis teostuvad need kõik. Siin on salapärane väljend aeg, ajad ja pool aega. Paraku me ei tea, kas alati prohvetlikud ajad ja meie kalendriajad on võrdsed. Arvutamistega me võime jääda hätta. Aga võib-olla see aeg ja pool aega ütleb ka seda, et aegu ehk lühendatakse. Nagu Jeesus ütleb meile Matteuse 24:22. Ja kui nende päevade arvu ei kahandataks, siis ei pääseks ükski. Aga valitute pärast kahandatakse neid päevi. Prohvet ütleb, ingel ütleb, et viletsusaega minek on Jumala rahva elu üks osa, kus ta oma jõust läbi ei lähe, aga Jumala kava täitub ikkagi. Kuuldu peale ütleb nüüd Daniel. Ma kuulsin, aga ei mõistnud ja ma küsisin, mu isand, missugune on nende lõpp? Daniel tahab teada ajaloo lõpptulemust. Tal oli seda vast 500 aastat enne Kristust veel raskem mõista kui meil. Jeesus on andnud meile palju lisaseletusi. Aga Jumal ei anna Danielile ingli kaudu vastust, vaid ingel lõpetab vestluse üheselt. Salm 9. Mine, Daniel, sest need sõnad jäävad saladusse ja pitseriga kinni panduks kuni lõpuajani. Lauset võime võtta positiivselt. Sina ei saagi ega suudagi mitte kõike mõista, aga mine oma teel edasi. Ole sina ustav. Ja kuna lõpuaeg algab meile Jeesusega, kes ütles ristil, see on lõpetatud, siis me oleme selles ajas ja teame, et Jumala töö jõuab eesmärgile. Need sõnad, nagu on öeldud, jäävad saladusse ja pitseriga kinni panduks kuni lõpuajani. Selles on ka mõte, et see sõnum on säilinud meieni lõpuajani ja me peame seda uurima. Veel öeldakse Danielile, aga sina mine lõpule vastu ja puhka ning tõuse oma liisu osaks päevade lõpul. See lause võtab Danieli oma suure küsimusega nagu välja maailma hiiglaslikust panoraamist ja asetab üksinda seisma Jumala ette. Talle öeldakse, mis kõik saab tulema, ei pea olema sinu koorem ja sinu mure. Sina ole ustav. Danieli raamatust me näeme, et meil on oluline hoida silme ees kindlasti 3 asja. Vähemalt 3. Esiteks, maailma ja Jumala rahva ajalugu on põhimõtteliselt juba ennustatud lugu. Teiseks, Jumala ajalugu on Jumalast juhitud. Ja 3. see on Jumalast eesmärgile juhitud elu. Maailma sündmustes on küll palju inimesi. Nad ei kaota oma vaba tahet, aga nad on oma tegemistes Jumala tööriistad, tema tahte täideviijad. Danielile öeldi, mine lõpule vastu. Meie kõigi elu läheb sellele vastu. Maailma, aga ka meie isiklik elu. Aga Danielile öeldi, et tema saab juba praegu midagi aimata oma liisu osast. Talle tõotati seda. Tahaksin meenutada ühte isiklikku momenti. See oli nõukaaeg, 1969. aasta, kui ma õppisin Nõo keskkoolis. Talviseks koolivaheajaks andis mulle mu onu uue piibli, mis oli äsja Rootsis trükitud. Ja varem olin ma võinud vaadata ainult oma ema kooti kirjas Uut Testamenti. Ja nüüd 2 nädalaga, lühikestel talvepäevadel, ma lugesin piibli kaanest kaaneni läbi. Mu õde sai teha seda siis öötundidel.
Ja kui ma lugesin ajaraamatute neid raskeid nimekirju ja kohtumõistjate sõdu, tuli teatud masendus. Aga kui ma jõudsin Danieli raamatuni ja nägin, kuidas noor, andekas mees oli ustav Jumalale ja oma elu lõpuni ustav, siis see kuidagi eriti vaimustas. Nii et mõne aja pärast ka mina andsin oma elu Kristusele ja olen tänulik, et ma kuulan talle ja nii nagu Danielgi võin kuulda seda sõnumit, et mine julgelt lõpuajale vastu. Ilmselt Daniel enam kaua pärast seda ilmutust ei elanud. Me ei tea midagi tema surma kohta. Aga Jumala saadikud ei esitlegi iseennast, ka mitte oma teoloogiat, vaid sõnumeid, mida neile taevast on antud. Ja siin on raamatus ka selgelt öeldud, et meie osa on neid uurida. Ja siis meie äratundmine Jumala asjadest kasvab ja tema igavestest teedest. Olgu selleks meile ka Daniel juhatamas. Aamen.